päike paistab niimoodi silma, aga uus nädal, meil on 2 nädalat rajuni jäänud ja praegu just läheme trenni. 2 viimast trennipäeva mul Hispaanias, kolmapäev tagasi Eestisse, nii et oleme väga lähedal rajule, aga siiani pole vastane lukus. Meil on 3 erinevat vastast pakutud, kõik on vastu võtnud. Viimane brasiillane, keda pakuti, võtsime vastu. Aga nemad pole kinnitanud, nii et ootame korraldaja kinnitust. Ja saab äkki selle vastasega lukku, sest nii on päris tüütu. Aga pole midagi teha. Jällegi paratamatu asi. Lapamees ka seal. Lapamees jäi vahepeal juba haigeks, kuna tempo oleks nii kõrgeks trennidega, aga nüüd on ta terve ja taastunud ja tagasi. Even if you did regular roll here. Teisi trenni just minemas õhtu. Teine trenn on meil jõud. Hommikul oli viimane MMA trenn Hispaanias, homme lähen koju. Vahepeal oli meil treener Merv oli 4 päeva Inglismaal, nii et pidime ilma temat hakkama saama. Aga täna sain viimase hea trenni teha temaga, tegime erinevaid maaspositsioone, millega oleme vaeva näinud ja siis tegime veel 3x5 minti lapat, nii et väga asjalik trenn hommikul ja nüüd õhtul jõutrenn, nagu mainisin korra juba, et 2 viimast jõutrenni jäänud mul enne fighti, nii et läheme teeme korralikku. No kohe näha, Laagri viimane trenn, hüpped on eriti rajud. Kämp on läbi, viimane trenn tehtud siin, nüüd homme koju. Siis koju reisimise päev, praegu omadega Rootsis. Pikk lend Hispaast on tehtud 4,5 tundi, nüüd tunnike Eestisse ja siis kohe trenni, sest et terve päev reisinud ja täna hommikul ei jõudnud teha trenni, kuna pidin olema 8 juba 9 lennujaamas. Nii et näeme Revalis. Mõnus trenn tehtud. Kell on 3:10, kiire saun, väike spa.
ja siis koju lebotama, puhkama ja loodetavasti jään varsti magama. Täna hommikut alustame kohe podcastiga. Täna külaline on meil Raju peakorraldaja, endine MMA tippvõitleja Ott Tõnissaar, nii et hommikut alustame ProGearis. Olla lihtsalt sinna mingi, ma ei tea, veits kumada. Ja siis järgmine mõte on kohe see, kas see toimiks ka amatöörspordis. Okei, see toimis amatöörspordis. Järgmine mõte, kas Ron ja Jevgeni saaksid seda teha? Kas saaksid, kas Ronni käepikkus mängib välja? Tahaks teada seda, ma ei saa alati, kui poistega räägib, et enne magama minekut tekkis see mõte, siis ma räägin mõtte ära, mis su peast Enesekindel, aga Aivar oli väga hea. Ma pidin teda maha viima 5 korda või 4 korda ja iga korraga ma hakkasin aru saama, et see ei pruugi minna nii, nagu ma tahan. Vaid see ongi niimoodi tehtud, et põhjustada ette oma rajusid. Aitäh sulle. Veits maha jah, mul jah. Aga Rajul näeme. Raju näeme. Minu poolt ka kiidusõnad teile. Üle pika aja on hea näha, et selline entusiastlik võitlusspordi spetsiifiline asi on tulemas. Nüüd tulin just lennujaama. MMA trenn tehtud, väga korralik trenn meil oli. Trilli, lapat, kõike sai, mõnus. Siis tegin kodus kiire õhtusöögi, lõhe, brokkoli ja vaatasin veits YouTube'ist UFC El Noche Embeddedit ja nüüd tulin lennujaama Mairole vastu. Mairo jõudis Hispaaniast, nii et võtan tema peale ja siis koju tagasi. Sealt ta tuleb otse Hispaaniast. Kuidas oli Hispaania lend, Mairo? Levo, see 4,5 tundi läks kiirelt. Tulime just Tiim Asturi uude saali. Hakkame matti maha panema ja saali valmis saadma, et peale Raju saaks alustada eratrennidega ja 30.09 alustame siis grupitrennidega uue hooaega. Põmm, siia läheb kõik matt maha. Siin tuleb riietusruum. Põks. Ja panen kuluvad jalga. Võtas ka. Kommenteeri saali olukorda. Oi, mees on teinud tööd pigem.
kuidas on, oled rahul? jah, päris hea on. Päris hea pehme mõte on. Järjekordne päev jälle õhtusti jõudnud. Täna tegelesime terve päeva põhimõtteliselt saali ehitusega. Eesmärk oli saada matt maha ja pidime natuke seal lõikama. Mul paps tuli appi, aitas natuke matti paika panna, just lõigata need rasked kohad ära, nurgakohad. Ja siis tegime Mairoga uues saalis juba esimese lapatrenni 5x5. Mõnus korralik andmine, tuhh on hea liikumine, hea teravus läheb aina paremaks kogu aeg ja keha harjub juba sellega, et langetame kaalu. Ja siis nüüd kodus käisin, võtsin pakist endal August Sabe uue paki. Nii et kaalumisel on mul outfit olemas. Ja nüüd kodus puhkus, chill ja kiire õhtusöök ka veel. Järgmine nädal on jälle lõppemas. On ainult üks nädal jäänud veel rajuni. Järgmine laupäev samal ajal hakkame varsti sättima juba areenile, et lüüa brasiillane ära. Praegu naudin oma head lõunat, muna, kana, salat, kõik muu hea vajalik kütus, et saaks ilusti kaalu. Aga teie, kes pole veel jõudnud endale osta piletit, siis tee seda pileti taskust või kui soovid veel VIP-lauda, siis on sul viimased võimalused teha seda. Pöördu otse korraldaja poole Ott Tõnissaar. Muretseda pilet või laud ja tule ela mulle kaasa 21. septembril Kalevi spordihallis. Uus!